Tere tulemast tagasi meie nutikodu loomise kursusele ja tänase loengu teema on siis erinevad andmesideprotokollid. Täpsemalt räägime siis kaabelvõrkudest, alustame RS485-st, räägime samuti ka UARTist, OneWire'ist, I2C'st, SPI-st ja raadiovõrkude puhul siis Zigbee'st, Z-Wave'ist ja N-Oceanist ning lõpus teeme ühe kiire ühenduse harjutusega Tinkercadis. Alustame siis sellest, et RS485 on üks kõige olulisemaid nii-öelda standardeid. Nii nagu tema nimigi ütleb, et tegemist on siis recommended standardiga. Kasutatakse siis erinevaid nimetusi temale, ehk et siis DIA485 ja EIA485 on siis see, kuidas ta on ära standardiseeritud, milliste dokumentidega. Tegu on siis füüsilise kihi standardiga, mis määrab nii seadmete kui kaabelduse elektrilised parameetrid, aga tegu ei ole siis andmeside protokolliga. Miks me temast räägime, on lihtsalt see, et teda kasutatakse aluseks väga paljudele erinevatele andmeside protokollidele. Konkreetsel variandil on siis andmeside kiirus kuni 10 megabitti sekundis või maksimaalne kaugus seadmete vahel on 1,2 kilomeetrit. See 1,2 kilomeetrit on siis see, et seal on andmeedastuskiirus palju väiksem, aga saavutatakse siis ütleme pikem vahemaa, kui seda on vaja kasutada ja kiirus oleks nii oluline. Soovitus on siis kasutada siin võrke, mitte täht- või ringvõrke. Üks asi, mis on RS485 puhul siis oluline, on see, et andmeedastuskiirus ehk et siis bitte sekundis korrutatud kaabli pikkusega meetrites ei tohiks ületada siis numbrit 10 astmes 8. See tähendab seda, et näiteks 50 meetrise kaabli puhul peaks olema andmeedastuskiirus mitte rohkem kui 2 megabitti sekundis. See näitabki siis ära selle, et kuidas see kiirus on mõjutatud kahe seadme vahelisest kaugusest. Konkreetselt siis seda kasutatakse näiteks just hoonetes fonolukkude juures, et ei peaks vedama nii palju kaableid, siis tehakse siin võrk, tehakse RS485 peale, kuna kiirus ei ole väga oluline seal, oluline on see, et asjad töötaksid. Signaali edastuses kasutatakse siis kahte soont. Pahatihti on need sooned omavahel kokku põimitud, nii nagu on ka siis tavalise arvutivõrgu puhul või arvutivõrgu kaabli puhul. Lihtsalt arvutivõrgu kaablis on neid kaheseid sooni 4 tükki. Ehk et neid kaks asja on omavahel seotud ja umbes täpselt sealt see keerdpaar kaabel tulebki, et RS485 oli üks esimesi, kus seda kasutati. Selle jaoks, et siis saavutada korraga kahepoolset ehk et täistuplex sidet, on vaja kasutada 4 soont. Ääremärkusena toon siis ära ka selle, ütleme, et ühepoolne ehk et simplex side on see, kus meil on üks seade on saatja, teine seade on vastuvõtja ja nad ei vaheta omavahel mitte kunagi neid rolle. Ehk et side on ühepoolne. Pooltuplex on siis selline olukord, kus üks seade saab olla korraga kas saatja või vastuvõtja, aga korraga mõlemad seadmed ei saa olla siis nii vastuvõtjad kui saatjad. Täistuplex siis saavad olla mõlemad nii vastuvõtjad ja saatjad korraga. Need on siis sellised asjad, mida kasutatakse teatud tingimustel. RS485 puhul siis signaali edastuses kasutatakse soonetähiseid A ja B ja on olemas ka siis alternatiivid A-le ja B-le erinevatel tootjatel, aga põhimõtteliselt jääb mõte ikkagi samaks. Kuigi siin need plussid ja miinused on suhteliselt meelevaldsed, sest tegelikult RS485 andmeedastus käib kahe juhtmeel tegelikult sellise loogika alusel, et selleks, et saata nii-öelda loogilist ühte, on üks juhe teise suhtes madalama pingega. Ehk et A on siis B suhtes madalama pingega. Selleks, et saata loogilist nulli, on A B suhtes kõrgema pingega. Ehk et kontrollitakse mõlema soone pinget ja siis see, kas saadeti 1 või 0,
otsustatakse selle järgi, kumb on teise suhtes kõrgema pingega. Et see on selline väga huvitav lähenemine asjale, aga see tagab selle, et meil on suurem mürakindlus, lisaks sellele, et me kasutame keerdpaari, mis on juba ise natukene vähem vastuvõtlik müradele. Me kasutame siis erinevaid pingenivoosid mõlemal juhtmel ja siis selle järgi teeme kiire arvutuskäigu, et kas meil nüüd saame kätte biti 1 või biti 0. Et see on nüüd see, kuidas siis RS485 saavutab oma töökindluse. Kolmas soon, mis võib olla siis nii-öelda maaots ehk et ground ehk et nii-öelda puhas miinus on siis nii-öelda referentspinge ehk et siis teatud tingimustel on vaja teada, et kui suur pinge kummalgi soonel siis on, siis see ground on nagu natukene oluline selle jaoks. Üks, mis on RS485 veel, on see, et ta ei määra ära ei pistiku ega pesa ega mitte midagi muud, kuigi tavaline arvutivõrgu pistik ja pesa ehk et see RJ45 on tulnud mingit kaudu RS485 üle. Samuti käsitle siis standardkaabli varjestust, aga soovitab kasutada siis ühtset ja seadmete korpuste maandamist ehk et siis kahe seadmed korpus, metallkorpus on maandatud siis läbi ühe konkreetse soone ja see on siis liigub mööda seda kaablit edasi kogu aeg. Aga see ei ole nõutud, see on lihtsalt soovitus, eriti kui distantsid lähevad pikemaks. Põhimõtteliselt näeb siis andmeside välja selline, et ühele siinile saab ühendada mitu erinevat seadet, igal seadmel on oma aadress, et siis need seadmed teavad, kellega nad ühenduses peavad olema. Ja siin on ka ära toodud see, et liini lõpus peab olema mingisugune termineeriv takist ehk terminaator, nimetatakse seda tegelikult. 120 ohmi on rusikareegel, kuigi tegelikult natukene sõltub siis reaalsest kaabli pikkusest, aga 120 ohmine peaks enamus tingimustel täiesti ilusti töötama ja rohkem pole sellest tegelikult vaja teada. Ja RS485 kasutatakse näiteks siis teatud kohtades lennukites, kus on siis aeglasem andmeside täiesti okei ja saab kasutada siis seda kahesoonest kaablit seal. Erinevate siis seadmete omavaheliseks andmevahetuseks. Asukohal peetakse siis silmas seda, et üks seade võib olla lennuki ninas, teine lennuki sabas, aga nende kahe vahel on andmeside olemas. Kasutatakse siis PLC-des ehk programmeeritavates loogikakontrollerites ja tööstuses. Temale toetuvad siis sellised protokollid nagu Modbus ja Profibus. Rohkem me nendest siin muidugi ei räägi, aga lihtsalt näitena välja toodud. Hooneautomaatikas videovalvesüsteemid näiteks võivad kasutada RS485, kaardilugejad kasutavad enamasti, muud turvaseadmed samamoodi ja arvutivõrkude puhul on siis samamoodi tegemist füüsilise kihiga, lihtsalt seal on siis kasutatud 4 kahesoonest kaablit ehk et sellest tuleb see 8P, 8C on ju ja pistikuks ja pesaks on RJ45. Järgmiseks standardiks on siis WART, tegemist on siis asünkroonse jadaühendusega, mis tähendab siis seda lihtsalt, et andmete saatmist ei sünkroniseerita põhimõtteliselt. Kaadris on olemas nii alguse kui lõpubitt, mis tagab siis täpse ajastuse, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et kui mingi seade hakkab saatma, ta tõstab mingisuguse pinni nii-öelda siis kõrgeks, vastuvõtjad saavad aru, et ahah, nüüd hakkab keegi rääkima, kõik jäävad kuulama ja kui andmeedastus on lõpetatud, siis samamoodi see lõpubitt määratakse korraks 1 ja siis selle järgi saavad teised seadmed teada, et siin on vaba, võib ka rääkima hakata ühelt poolt ja teiselt poolt saab siis vastuvõttav seade teada, et nüüd on sõnum edastamine lõpetatud, et kontrollida, kas see, mis vastu võeti, nagu klapib. Füüsiline kiht toetub siis kas RS232-le, RS485-le või transistor loogikale. Tegemist on siis ühe varasema arvutite vahelise andmeside protokolliga. Kasutab siis ka näiteks arvuti puhul sellist toredat asja nagu COM-port, mida küll täna enamustel laiatarbearvutitel pordina füüsiliselt enam lahendatud ei ole, selle asendas ära USB, aga üle USB on võimalik seda siis emuleerida. Kasutatakse ka mikrokontrollerite kiipides, näiteks Arduino ja ESP. Mõeldud seal on siis see, et USB ühendus tegelikult siis selle
kontrolleri enda arusaamiseks teisendatakse tegelikult WART-signaalideks ja siis vastupidi tagasi. Ja siis TCP/IP mudelis jääb tasemele 1 ehk et tegemist on siis füüsilise kihiga. Ühendus näeb siis selline välja, tegelikult saab ühendada põhimõtteliselt ainult kuni 2 seadet enamasti. Mis siin on nagu oluline on see, et ühe seadme saatmise ots, ehk et siis see TX on saatmise ots, transmit inglise keeles, ühendatakse siis teise seadme RX otsaga, RX on siis vastuvõtmine ehk et receive ja groundid ühendatakse omavahel kokku, et tekiks mingisugune nii-öelda nullpinge, et aru saada, et millist pinget siis edastatakse TX-i kaudu ja RX-i kaudu vastu võetakse. Et selle jaoks on seda groundi vaja sinna. Selline natukene parem näide ühest konkreetsest kontrollerist. Tegume samamoodi Arduinoga, küll nii-öelda Pro Microga või siis Leonardoga, aga umbes täpselt niimoodi saab 2 kontrolleri vahel andmeid edastada. Edastuskiirus ei ole väga kiire, aga see töötab. On olemas siis selline asi nagu OneWire, mille olemus on siis pooldupleks jadaühendus ehk et põhimõtteliselt saadetakse andmeid ainult ühelt poolelt teisele korraga, maksimaalselt 16,3 kilobitti sekundis. Toide antakse siis sama juhi kaudu, ideelt sarnane I2C-le, sellest me räägime kohe varsti, aga lihtsalt väiksema andmeside kiirusega ja kasutusel on ta näiteks siis digitaalsetes termomeetrites, ilmajälgimise seadmetes, iButtonites ja paljudes muudes. Võrkus on siis kasutusel ka peaseade, ehk et ei ole lihtsalt 2 võrdset seadet, vaid üks on peaseade, teine on alamseade. Seda siis nimetatakse microlaniks, aga töötab suht sarnaselt OneWire'ile muus osas. Kasutatakse samamoodi ainult 2 soont, andmeside ja maa, lihtsalt andmeside on siis üks ots, kus kaudu andmed liiguvad ja teine on ground ja nii ta ongi, sellest see OneWire'i nimetuski, et maa antakse siis nii-öelda teist soont pidi edasi otse. Ja 2 juhi vahel on ühendatud väike umbes 800 pikofaradiline kondensaator, mille ülesanne on siis hoida pinget, mis toidab seadet andmete vahetamise ajaks. Ja täpselt sellest kondensaatorist piisab selleks, et need andmed vahetatud saaks. Ja kõige levinum OneWire'i seade, mida paljud ilmselt on ka käes hoidnud, on tavaline näiteks ukse fonoluku kiip, kus siis andmete edastamine toimibki siis OneWire'i protokolli kaudu. Ja siis on selline protokoll nagu I2C, millel on siis kasutab siis 2 kahesuunalist ühendust, üks on siis andmesiin, teine on taktsagedus siin. Need tuleb siis õigesti ära ühendada. Pingeks tavaliselt on kas 5 või 3,3 volti, sellega märgitakse siis tavalist loogilist ühte. 0 on siis 0 volti. Kiirus on umbes 100 kilobitti sekundis maksimaalne, teoreetiline maksimaalne, päris elus võib vähem olla. Ja võimalik on siis ühendada mitu seadet samale siinile, igale seadmele määratakse oma aadress. Sellega me tegeleme ka täna selles Tinkercadi siis õpitoas või siis ülesandes täpsemalt. Seal on see aadress ka määratud, ehk et on näha kohe, et mismoodi see adresseerimine käib. Oleme siis ülemsõlm, mille ülesandeks on siis näiteks genereerida siis seda takti, mis määrab ära siis selle andmesageduse, ehk et ka kiiruse ja adresseerib siis alamaid. Ja alamsõlm on siis konkreetne seade, mis siis võtab selle takti vastu ja käitub vastavalt aadressidele. Ehk et kui tema poole pöörduti, siis ta vastab sellele, kui tema poole ei pöördutud aadressi kaudu, siis ta küll põhimõtteliselt kuuleb, mis läbi käib, aga ta ei reageeri sellele. Ja kasutatakse muu hulgas ekraanide kontrollimiseks. Näeb välja siis ühendused poole pealt umbes selline, kus siis on üks ülemseade ehk et master, inglise keeles niimoodi nimetatakse. Ja siis on mitu alamseadet, ehk et inglise keeles on nad slave'id mingil põhjusel. Ja kõikidel seadmetel on siis ära kirjeldatud, milline ots peaks olema siis andmeside ja milline siis taktsageduse ots. Ja vastavalt sellele tuleb nad ka siis ühendada. Ja üks selline näide, mis kasutab I2C, ongi siis
2-realine 16-elemendine ekraan, sellega me täna korraga tegeleme, ehk et selle juhtimisega. Ja põhimõtteliselt on siis tema ühendamise jaoks vaja kokku tegelikult siis 4 juhet, ehk et me anname edasi ka toitepinge ja maaotsa siis sellele alamkontrollerile. Kui vaadata seda joonist, siis see, kus on trükiplaadid näha, siis display jaoks vajalikud andmeside otsad genereeritakse siis selle musta värvi trükiplaadiga, millel on 5 väljund otsa. Sinna käiks siis IGC-ga mingisugune kontrollerseade ette. Meie kasutame Arduino Unot, aga võib kasutada väga vabalt ka näiteks ESP kontrollereid. Ja siis tema enda ühenduse juures on näha, et seal tegelikult displayga ühenduseks on väga mitu erinevat otsa, kokku lugeda ei viitsi praegu, aga nii see asi käib. Muidu peaks kontrolleriga ühendama otse, kõik need, kui mälu ei peta, oli 16 tükki või isegi rohkem, et 16 ühendust mingisugusele enamikele lihtsamatele kontrolleritele oleks liiga palju. IGC töötab väga hästi selle koha pealt. Siis on veel üks siis standard nimega SPI, ehk et kõik need on enamus, millest me täna räägime, on siis kontrolleritega ühendamiseks mõeldud standardid, ehk et kuidas siis alamseadmeid saab kontrolleriga ühendada. Nimi tuleb siis sellest, et see on Serial Peripheral Interface, ehk et põhimõtteliselt ta on sünkroonne järjestik suhtlus. Rohkemat sinna juurde väga rääkida ei ole vaja, tegu on täistupleks ühendusega, ehk et korraga saavad mõlemad seadmed andmeid saata ja vastu võtta. Samamoodi arhitektuurselt on siis ülemalluv seadmetega tegemist. Kasutatakse 4 juhet. Esimene on siis SS, mis on siis slave select, ehk et alamseadme valik. Sisuliselt asendab siis IGC-s tuntud aadressi. Ehk et see siis määrab ära, millist seadet sel hetkel adresseeritakse. Siis on olemas meil serial clock, mis on siis ülemseadme genereeritud taktsignaal, mis siis määrab ära, kui kiirelt mingeid andmeid saadetakse. Siis on ots nimega MOSI, master out slave in, andmesignaal siis ülemalt alluvale seadmele. See on siis see, mida pidi ülemseade alluv seadmele saab andmeid edastada. Ja siis on olemas teine vastupidine ots nimega MISO, ehk et master in slave out, mis on siis andmesignaal alluvalt ülemseadmele ja sellega siis saavutatakse siis täistupleks side. Et alluv saab ülemale saata juba mingisuguse andmeid vastu ka. Ja ühele siinile saab siis ühendada mitu erinevat seadet, sarnaselt IGC-le. Ühenduse poole pealt näevad siis niimoodi välja. Siin on küll natuke teistmoodi toodud, on mitte ole MISO MOSI, vaid on STI ja STO. STO on siis serial data out ja STI on siis serial data in. Ja kui vaadata, siis tegelikult mõlemad alamseadmed või siis target seadmed ühenduvad siis host seadme STI pinni külge STO otsa kaudu ja ühenduvad samale siinile. Ja sama kehtib siis host seadme või siis ülemseadme STO otsaga, mis lähevad siis alamseadmetel STI külge. See ongi see siis MISO MOSI. SK on siis taktsageduse genereerimiseks, ehk et kõik seadmed räägiks sama taktsagedusega, ehk et sama kiiresti. Ja siis on ülemseadmel on 2 erinevat pinni käigus, mida siis nimetatakse slave select 1, slave select 2. Vastavalt sellele, kumb neist pannakse näiteks kõrgeks, vastavalt sellele siis on valitud konkreetne seade. Et niimoodi see teoreetilises andmeside ühendus käib. Ja üks levinumaid asju, mis kasutab SPI-d, on kõige tavalisem mälukaardi lugemine. Et kontrolleri külge enamasti käivad mälukaardi lugejad SPI-ga ja SPI-d kasutatakse sellepärast, et mälukaardi lugemine oma sisemuses kasutab ka täpselt seda sama standardit. Mida mõned inimesed teinud on see, et on näiteks tavalisele SD-kaardi adapterile pannud lihtsalt juhtmed külge ja põhimõtteliselt niimoodi see töötab, peaks isegi üle USB töötama ja niimoodi on võimalik mälukaarti põhimõtteliselt otse lugeda, ehk et seda adapterit sinna vahele polegi otseselt vaja. Lihtsalt tuleb jälgida, et
näiteks 3,3 voldi otsa peale 5 volti ei anta. Et muul juhul see kaart, mida lugeda üritatakse, põletatakse maha, aga muus osas täpselt nii see käibki. Et ja niimoodi on võimalik kas või isegi Arduinoga teha mälukaardile lugemist, kirjutamist. Tegelikult ei ole üldse midagi keerulist seal. Edasi räägime siis raadiosidest ja kõigepealt alustame sellise standardiga nagu N-Ocean. Tegu on siis sellise standardiga, mille seadmed tegelevad keskkonnast energia salvestamisega selle jaoks, et oma andmeside pakett edasi saata. Tegu on väga huvitava lähenemisega, kuna N-Ocean seadmed vähemalt enamuses ei kasuta patareisid absoluutselt. Neil on oma lahendus, kuidas siis keskkonnas saada piisav energia, et saata välja andmeside pakett. Näiteks lülitite puhul kasutatakse lülitile vajutamisega tekkivat energiat selle jaoks, et andmed edastada, et lülitile vajutati. Näiteks liikumisandurid kasutavad siis päikesepatareid, et laadida mingisugust kas siis kondensaatorit või superkondensaatorit ja vajadusel siis info edasi anda. Ehk et nagu ma juba ütlesin, kasutatakse siis mehaanilist liikumist, valguse temperatuuri erinevusi ja muud säärast. Mis kasutab kindlasti temperatuuri erinevust on N-Oceani radikaklapid, mis siis töötavadki selle põhjal, et ruumis on natuke jahedam ja soe vesi, mis siis radikas liigub, on soojem. Nende temperatuuride erinevusega suudetakse genereerida mingisugune energia, et andmeside pakette saata ja vastu võtta. Maksimaalne töökaugus 300 meetrit vabas õhus ehk õues ilma takistusteta otsenähtavusega ja siseruumides umbes 30 meetrit. Sõltub siis seinte vaksusest ja muudest säärastest asjadest. Andmeside kiiruseks on siis 125 kilobitti sekundis. Rohkemat ei olegi talle vaja, sest et pahatihti saadetakse välja ainult pakett, et mis seade nüüd saadab, ehk et seadme tüüp ja konkreetselt siis, mis selle seadmega juhtus näiteks lüliti puhul, et see lüliti ja tuleb pandi põlema näiteks. Või õigemini lülitit vajutati, on tegelikult õigem öelda siin. Sageduseks on, mida Eestis kasutatakse kõige rohkem, on 868,3 MHz. Teisi väga palju kas ei saa või ei tohi kasutada, aga põhimõtteliselt on osad N-Ocean seadmed võimeliselt kasutama ka Bluetooth Low Energy, mis on 2,4 GHz, aga seal siis on distantsid väiksemad. Ja valik siis N-Oceani seadmeid on pildil, üks on lüliti, mille puhul ma juba ütlesin, et siis signaali genereerimiseks vajalik toite pinge genereeritakse siis lüliti klahvile vajutamisega ja liikumisandur võtab oma ruumis siis valgusenergiat, et andmepaketi edasi saata. Ja see valgus ei pea olema päevavalgus, võib ka päikesevalgus, võib olla ka täiesti vabalt mingisuguse valgusti enda valgus, ehk et sellest täiesti talle piisab. Siis on olemas selline standard nagu Z-Wave, kasutatakse enamasti hooneautomaatikas, tegu on siis silmusvõrguga, kasutab siis madala energiakasutusega raadiosignaale, saab kasutada valgustuse, turvasüsteemide, termostaatide, nutikate ukselukkude ja garaažiuste juhtimises. Sagedused on N-Oceanile sarnased, aga vajab siis seadmete juures patareisid. Sõnum võib läbida kuni 4 sõlme ja andmeside kiirus on kuni 100 kilobitti sekundis. Et selle puhul on siis see, et ainukene asi, mida siis tuleb silmas pidada, on see, et kui meil on sarnasel sagedusel töötavad seadmed, siis need võivad üksteist segada, ehk et kui meil on korraga kasutuses Z-Wave ja N-Ocean, mis kasutavad sarnaseid raadiosagedusi, siis teatud tingimustel üks seade võib hakata teist segama. Et see on siis, kui planeerida mingisugust automaatikasüsteemi, siis see on üks asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja põhimõtteliselt oma olemuselt Z-Wave'i seadmed näevad siis välja, või valikseadmed näevad siis välja sellised. On olemas veel 3. raadioside standard, või 4. on siis Zigbee. Samamoodi tegemist on siis silmusvõrguga. Samamoodi väike energiakulu kasutatakse hooneautomaatikas väga paljuski. Samamoodi ka siis meditsiiniseadmetes.
töökaugus sõltuvalt siis takistuste hulgast ja muudest parameetritest on 10–100 meetrit. Tegemist on krüpteeritud võrguga juba originaalis, ehk et seal on mingil määral juba küberturve tagatud, Z-Wave'i puhul ei ole ja N-Oceani puhul ka otseselt ei ole. Vähemalt mitte nii palju, kui võiks olla. Kasutab siis 128-bitist krüpteerimisvõtit, ei ole võib-olla kõige turvalisem, aga parem kui mitte midagi. Andmeedastuskiirus on kuni 250 kilobitti sekundis, ehk et nendest kõige kiirem ja kasutab siis 2,4 GHz sagedust, kus siis tuleb silmas pidada, et Wi-Fi kasutab umbes sama, et Zigbee seadmed ja Wi-Fi seadmed teatud tingimustel võivad üksteist segada. Mis on Zigbee võrgu üks olulisi asju on see, et üks konkreetne seade peab olema siis koordinaatorseade, mis siis koordineerib andmete edastust ühest kohast teise, ehk et anduritelt mingisugustele täituritele ja nii edasi. Ja Zigbee seadmed pahatihti käituvad ka järguritena, ehk et on suutelised seda signaali kordama, näiteks kui kontroller seade tahab kätte saada mingisugust seadet, millega tal otseühendust ei ole raadioteel, aga on olemas tee läbi teiste alamseadmete, siis tegelikult see signaal jõuab lõppseadmeni välja. Seda on siin silmas peetud. Ja põhimõtteliselt joonise järgi jääb ta välja siis selline ja siin on nüüd see koht, kus siis põhimõtteliselt näiteks ukseluku signaali on võimalik edastada läbi siis erinevate seadmete, kuhu iganes vaja, näiteks koduserverisse. Et see töötab täpselt, selliselt see asi töötab. Et see on lihtsalt valik erinevaid Zigbee standardil töötavaid seadmeid. Ja siis me jõuame nüüd harjutuseni. Kasutame siis täna jälle Arduinot ja I2C ekraani. Selle jaoks siis tuleb Tinkercadis valida siis ekraan niimoodi, et tuleb võtta see components vaade, all ja siis on seal all valikus selline ekraan nagu LCD 16x2 I2C. Teise ekraani puhul, nagu ma juba enne ütlesin, tuleks teha siis tunduvalt rohkem kui 5 ühendust ja Arduinol ma ei ole isegi kindel, et piisavalt otsasid jaguks. Alustame siis sellest, et me kõigepealt loome uue skeemi. Skeem näeb siis kokku panduna välja selline ja ekraani juures tuleb ära määrata siis tüüp, mis on siis PCF 854 4 baseeruv ja aadressiks on 39 ehk et 0x27, tegemist on siis 16 koodis kirjutatud aadressiga. Selle väga palju rohkem ei peatuks, mis asi on 16 kood ja põhimõtteliselt peaks see välja nägema siis selline. Ja siis me paneme kokku sellise koodi, mis siis kõigepealt käivitab meil kõigepealt me määrame ära siis konstant, algusesse rohkem tagasi. Kõigepealt me siis tõmbame või siis lisame koodile vastava teegi selle ekraaniga suhtlemiseks, määrame ära konstantina ekraani aadressi 16 koodis. Seejärel teeme sellise liigutuse nimega, et me loome objekti nimega LCD, mis see täpselt tähendab, jääb praeguse kursuse skoobist välja. Kuna C++ on objektorienteeritud programmeerimiskeel, siis selle jaoks neid objekte kasutataksegi, et me ei peaks muid lahendusi kasutama, siis objektid on lihtsamad. Objekti loomisel määratakse siis kõigepealt ära aadress ja siis elementide arv ekraanil ja ridade arv ekraanil. Setup funktsioonis me siis kõigepealt alustame suhtluse jadabordi monitoriga näiteks. Kuigi me seda vist siin koodis väga ei kasuta, teatud tingimustel on hea meelde tuletada, et siin see asi käis, siis me käivitame LCD ekraani ja paneme ta ka taustvalgustuse põlema. Ja seejärel läheme siis loop-funktsiooni. Loop-funktsiooni alustame sellega, et me kõigepealt magame 1 sekundi ehk et 1000 millisekundit. Siis me määrame kursori ehk et see, kust või millisest elemendist alates ekraanile kirjutama hakatakse, määrame selle siis aadressiga või siis asukohaga 00. Siin tuleb nüüd aru saada sellest, et esimene on meil milline rida,
milline veerg, ehk et siis milline element reas ja teine määrab ära rea. Ehk et me alustame siis ja 0,0 positsioon on siis nii nagu kõikidel ekraanidel või enamustel ekraanidel on vasakul üleval. Et ekraanidel hakatakse joonistama pilti nii-öelda või siis kirjutama teksti, mis iganes, alustatakse ülevalt vasakust nurgast. See on ajalooliselt nii jäänud, aga nii tehakse. Ja sellele reale me siis prindime või kirjutame lihtsalt välja täna alustuseks teksti esimene rida, siis me paneme kursori teisele reale, ehk et siin tuleb nüüd aru saada sellest ka lisaks kõigele muule, et indekseerimine C++ keeles on tavaliselt algab nullist, et sellepärast on meie esimene rida on siis aadressiga 0 ja teine rida on siis aadressiga 1, et see tuleneb siis sellest. Ja sinna kirjutame siis teine rida. Ja siis me käivitame simulatsiooni ja põhimõtteliselt lõpptulemus peaks välja nägema selline. Asja eesmärk on eelkõige näidata ära, kuidas I2C andmeside üldse püsti pannakse, et see niimoodi ka töötab ja ega siin praegu väga palju rohkem eesmärgiks ei olnudki. Ja lõpetus on siis, millest me siis täna läbi käisime, olid kaabelvõrgud ja raadiovõrgud ja tegime ühe kiire kaabelvõrgu harjutusega Tinkercadis. Kahjuks ülejäänusid Tinkercadis väga palju teha ei saa, et muidu oleks võib-olla isegi rohkem läbi teinud, aga vähemalt mingisugune aimdus võiks nüüd andmeside lahenduste loomisest ja kasutamisest olla. Aitäh vaatamast! Järgmise korrani!